Tšau barvikassad, head uut aastat, head uut maitsvat aastat. Nagu ikka, aasta alguses võtame kokku möödunud aasta ja annan teile enda top 10 parimat retsepti eelmisest aastast. Täna annan ma teile kohad 10-6 ja neljapäeval siis top 5. Kui üldiselt rääkida, siis eelmisel aastal andsin ma teile 46 retsepti. Ükski neist ei olnud minu pikalt loodetud fail. Ma ei tea, miks ma seda ootan. Ja kõik nad olid head. See tähendab seda, et need top 10, ma ütlen ausalt, üsna lähedane top 10 on ja mul oli päris raske ja see paber on üsna täis kritseldatud ja tõsiselt läbi mõeldud ja mitu korda tõstsin asju ringi. Hakkame pihta. Koht number 10 on onu Vampsi krevetiroog. Selle roa üks olulisi eripärasid oli siis see, et esiteks ülikiire roog ja see maitse tulemus oli super. Kuid see kõik koos, seda kõike pidi koos sööma selleks, et saada see maitse pomm sealt kätte. Et kui seda teed, mul hakkab suu vett jooksma, ma selle peale mõtlen. Võib-olla oleks pead koht ikka kõrgem olema. Aga väga maitsev, proovi ära, see oli tõesti hea. Ja samal ajal ülilihtne. Koht number 9, suitsupeekon, ehk siis see on see koht, kus ma proovisin neid Angus & Oiki Cure Me asju ja see maitse sügavus, mis sealt tuli, oli lihtsalt super, et olen palju teinud ise ka seda leotamise varianti ja esiteks on see igavene jändamine alati ja sellist maitse sügavust läbi liha ei ole ma varem saanud. Et pluss, kui ma räägin näiteks sellest, minu lemmik on see Old Italian seal, kui ma räägin sellest, et need ürdimaitsed ja asjad, mis sellest Old Italianist tulid, siis ma olen proovinud teha mingid ürdisegusid ka ja selle siis leotada siis oma lihasid, aga need kunagi ei ole jõudnud nii sügavale kui konkreetse toote omad. Koht number 8 on üks hiljutine retsept ja see on siis tortilla seaküljest. Seal on jällegi oluline moment on see, et kogu see lugu oli koos maitsev. Et jah, üks asi eraldi seal ka bla, aga miks ma andsin talle sinna top 10 koha on siis kogu see täis ja kogu see amps. Koht number 7 on kirsiribi. Et proovisin siis anda puuvilja maitset erinevate nende toodetega, mis mul on ja kirsiribi oli tõesti kirsi maitsega ja väga hea. Et see kirsi maitse lõi sealt välja, see sobis selle sealihaga kokku ja see kõik mängis perfektselt ja sellepärast on see kirsiribiga siin top 10. Kuid see ei ole viimane ribi siin top 10. Tänaseks siis viimane ehk siis 6. koht, mitte viimane, parim täna 6. Okei. On see ülipikk, ma ei tea, ma ei mahu kaadrisse tõenäoliselt, ülipikk poiss, mis me Vambolaga tegime. Endiselt seisan selle arvamuse taga, et pikk poiss barbecue-ahjus on üks parimaid asju, mis seal teha saab. Et ja kui tahad teha midagi kiiret, lihtsalt pikk poiss barbecue-ahjus, kõik söövad, kõigile meeldib kindla peale. Kuidas see on siis? Guaranteed! Aga tänaseks lõpetame 6. peal ära ja 5-1 tulevad juba neljapäeval. Tšau!